Selles videos näitan teile, kuidas korstnapühkijana siseneda küttesüsteemide portaali ja enda andmed avalikustada. Portaali pealehel tuleb liikuda lehe allosasse ja valida roll korstnapühkija. Juhin tähelepanu, et korstnapühkijana saab siseneda vaid siis, kui teil on kehtiv kutsetunnistus. Kehtiva kutsetunnistuse puudumisel annab portaal veateate. Sisenemiseks on 3 võimalust: ID-kaardiga, mobiil-ID-ga ja Smart-ID-ga. Pärast portaali sisenemist jõuate pealehele, kus üleval jaotises on teenusepakkujad. Siin on maakonna kaupa ära toodud kõik korstnapühkijad, kes selles maakonnas teenust pakuvad. See nimekiri on ajas muutuv. Iga kord, kui lehte värskendada või lehekülje peale tagasi tulla, siis on nimekiri muutunud. Selle jaoks, et siia loendisse jõuda, tuleb enda andmed avalikustada jaotises seaded. Siin jaotises on lehe ülaosas kutseregistrist automaatselt üle tulnud andmed ja neid uuendada, neid muuta ei saa. Selleks, et avalikustada nende andmed, tuleb ära märkida teeninduspiirkond, kus tööd tehakse, ja linnutada kastikene "Soovin avaldada oma andmed korstnapühkijate loendis". Siin on ääremärkusena ka ära toodud, et kui kutse aegub, siis eemaldatakse teid automaatselt teenusepakkujate loendist. Kui saate endale uue kutse, siis tuleb see tegevus uuesti läbi teha. Seadete lõpus on võimalik lisada ka seosed juriidilise isikuga, kuid see ei ole kohustuslik väli. Pärast seda tuleb andmed salvestada ja teid ongi kantud teenusepakkujate nimekirja. Aitäh kuulamast!